On midagi rahuldust pakkuvat suruõhu kasutamises jõuallikana, olgu see siis täissuuruses jalgrataste või raadioteel juhitavate lennukite käitamiseks või isehävivad helikopterid. Aga üks valdkond, mida ma pole veel täielikult uurinud, on suruõhuturbiinide kasutamine. Seda videot toetab Onshape. Räägin neist hiljem lähemalt. Enne kui hakkan turbiine ehitama, on meil vaja meetodit nende jõudluse mõõtmiseks. Seega ehitan inertsdünamomeetri. Ostsin eBayst terasest ketta ja puurisin selle keskele augu, mis võimaldab selle kinnitada astmepoldi külge. See toimib võllina, millel ketas pöörleb. Tegelikult pöörleb see koos võlliga, kuna liimisin võlli ketta külge, et turbiin saaks seda pöörata. Seejärel mõned värvikihid, et vältida madalsüsinikterase roostetamist, enne kui hakkan ehitama testalust, millel see pöörlema hakkab. See vajab lihtsalt tasakaalustamist, enne kui seda saab mitme tuhande pöördeni minutis pöörlema panna. Seda saab teha, eemaldades raskemalt poolelt veidi kaalu, puurides sinna mõned väikesed augud. Inertsioon-dünamomeeter töötab nii, et katsetatav seade, antud juhul turbiin, kinnitatakse raske hoorata külge ja kiirendatakse seejärel pöörlemiskiiruseni. Ja mõõtes hoorata kiirendust, peaksime suutma määrata turbiini pöördemomendi ja võimsuse. Aga kõigepealt peame mõõtma hoorata pöörlemiskiirust. Alguses otsustasin kasutada seda infrapunaandurit, mis annab välja kõrge või madala signaali, kui kettal olevad jooned mööduvad, mis on sama viis, kuidas need poes müüdavad tahomeetrid mõõdavad pöörlemiskiirust. Selle süsteemi probleem on see, et see loeb kindla ajavahemiku jooksul sensori eest mööduvate joonte arvu. Näiteks, mitu joont möödub 1 sekundi jooksul? Ja mida pikem see ajavahemik on, seda täpsem on näit. See sobib hästi näiteks elektrimootori püsiva pöörlemiskiiruse mõõtmiseks. Aga kuna me tahame mõõta turbiini kiirendust, peame suutma selle kiirust mõõta mitu korda sekundis ja see süsteem lihtsalt ei ole piisavalt täpne. Samuti võib olla natuke ohtlik, kui see ratas, mida turbiin otse veab, pöörleb kuni 20 000 pöördeni minutis. Nii et ma loobusin sellest disainist ja ehitasin teise inertsia dünamomeetri, millel on magnetiline enkooder ja ülekandearv, mis võimaldavad väga täpselt mõõta nurgaasendit ja pöörlemiskiirust. Nii et turbiin saab pöörleda palju kiiremini, hoides samal ajal hoorata ohutuskiiruses. Seejärel printisin ma oma Formlabs Form 3 vaiguprinteriga testturbiini, kuna see suudab printida kõrge täpsusega osi, nagu need väikesed turbiinilabad, ning ka väikese läbimõõduga tüüsi, et suunata õhk läbi turbiini. This test was run at 60 psi using a large... See test viidi läbi 60 psi juures, kasutades suurt suruõhupaaki, ning turbiin saavutas veidi üle 18 000 pöörde minutis. Selle saab enkoodri andmete põhjal kanda sellisele graafikule. Mida rohkem pöördemomenti turbiin toodab, seda kiiremini ratas kiireneb. Seega, madalatel pööretel on tõusjärsk, mis näitab suurt pöördemomenti, ja kõrgematel pööretel hakkab see tasanduma, mis viitab väiksemale pöördemomendile. Ja me saame selle kujutada pöördemomendi ja pöörete graafikuna, mis näitab peaaegu täiuslikku sirget joont, kuna pöördemoment väheneb, kui pöörded suurenevad. See on loogiline, sest toodetud pöördemoment on tingitud õhu kokkupuutest labadega, nii et mida kiiremini labad pöörlevad, seda väiksem on kiiruse erinevus õhu ja labade vahel. See võib tunduda nii, et turbiin töötab kõige paremini madalatel pööretel, sest just siis tekib maksimaalne pöördemoment, kuid just siis peame arvutama turbiini väljundvõimsuse, mis sõltub nii pöördemomendist kui ka pööretest. Nii et kui me sisestame väärtused sellesse valemisse, saame joonistada võimsuse ja pöörete graafiku, mis annab meile palju rohkem infot selle turbiini optimaalse töövahemiku kohta. Maksimaalse väljundiga umbes 11 vatti, veidi alla 10 000 pöörde juures minutis. See turbiini disain ei ole tegelikult midagi uut, sest kasutasin sarnast lahendust paar aastat tagasi, kui proovisin ehitada suruõhuga töötavat helikopterit. Aga varasemate katsete põhjal töötas see väga hästi, nii tõukejõu poolest kui ka ehitamise lihtsuse tõttu, sest liikuvate osade vahel ei ole vaja rangeid tolerantsinõudeid. Aga juba mõnda aega olen tahtnud proovida turbiini, mida tuntakse kui labamootorit. See turbiin kasutab ratast, mis pöördab nihkes korpuses ja mille ümbermõõdul on mitu vabalt liikuvat laba, mis surutakse väljapoole, kui turbiin pöörleb. Nii et kui kõrgsurve õhk siseneb ülevalt vasakult, surub see labadele ja paisub järk-järgult, kui liigub ümber turbiini. See on sama turbiin, mida kasutatakse paljudes pneumatilistes tööriistades ja seda kasutas ka üks teine YouTube'i tegija, Works by Design, kus ta kasutas seda ornitoopteri jõuallikana. Check out his video as it's an awesome project. Soovitan sul kindlasti tema videot vaadata, see on väga äge projekt. Aga kahjuks ei õnnestunud mul enda oma kaugeltki nii hästi tööle saada.
Ma mõtlen, see töötas, aga osade vaheline hõõrdumine koos õhukindlate tihendite puudumisega muutis selle uskumatult ebaefektiivseks. Siis mõtlesin, et peaksin testima poes müüdavat pneumaatilist trelli, kuna see kasutab samuti lavamootorit ja peaks olema täiuslikum disain. Ja see kõlab võimsalt. But it does drain my air tank very fast. Aga see tühjendab mu õhupaagi väga kiiresti. See on reaalkiirusel, kasutades 24-liitrilist suruõhupaaki. Kui see on inertsia dünamomeetrile kinnitatud, see toodab palju pöördemomenti palju madalamatel pööretel kui 3D prinditud turbiin. Aga see on loogiline, arvestades kui palju õhku see kulutab. Võrdleme nüüd mõlema turbiini efektiivsust, lastes neil töötada 2-liitrise joogipudeli kindla õhuhulga pealt, rõhuga 80 psi. The 3D printed turbine runs for about 20 seconds. 3D prinditud turbiin töötab umbes 20 sekundit ja annab tippvõimsuseks 7 vatti. Maksimaalse kiirusega 8300 pööret minutis. Ja pneumaatiline puud. Well, it drains the bottle almost instantly. See tühjendab pudeli peaaegu hetkega. Seejärel tahtsin proovida originaalturbiinil erinevaid labade profiile, nii et ma printisin mõned testimiseks välja. See on originaalne disain nende lihtsate C-kujuliste labadega, mis toimivad kontrollvariandina. Ja 60 psi juures oli selle maksimaalne võimsus 11 vatti. Seejärel printisin selle disaini, kus laba tagaserv on kontsentriline järgmise laba raadiusega, luues õhu liikumiseks pideva laiusega kanali, mis töötab märgatavalt paremini. Maksimaalse võimsusega 12 vatti, kuid palju suurema maksimaalse kiirusega 19 400 pööret minutis. Ja lõpuks see turbiini disain, mis on sarnane lennuki tiivale, kuid see ei ole konkreetne tiiva profiil. See oli lihtsalt inspireeritud neist labadest, mida ma nägin gaasiturbiinide uurimisel. Ja ma arvasin, et see on katsetamist väärt. The max power of just under 13 watts. See andis maksimaalseks võimsuseks veidi alla 13 vatti, kuid huvitaval kombel oli sellel sama maksimaalne pöörete arv nagu teisel turbiinil. Ma tegin need katsed ka uuesti, kuid selle asemel, et kasutada oma suurest õhupaagist pidevat 60 psi, kasutasin 2-liitrist joogipudelit, mis oli survestatud 80 psiini. See saab olema õhu salvestamise konfiguratsioon, mida kasutatakse hiljem selles projektis. Ja selle katsega töötas teine turbiin kõige paremini. Nii et kas teine turbiin saavutab suurema väljundvõimsuse enne, kui pudelis olev rõhk langeb, või eelistada lihtsalt kõrgemat 80 psi rõhku? Igal juhul on tulemused väga lähedased, nii et ma ei usu, et see selles etapis suurt vahet teeb. Lisaks lisasin veel ühe disaini, mis mul üks päev pähe tuli, millel on need kanalid, mis juhivad õhu alla turbiini keskosa poole, lootuses, et see haarab õhust rohkem hoogu. Aga maksimaalse väljundiga veidi üle 4 vati me otsustame selle disaini tähelepanuta jätta. Nii et, kuni ma leian testimiseks mõne tõusama turbiini disaini, rakendame need andmed millelegi, mis toodab rohkem kui lihtsalt kõrge sagedusega kriiskamist. See võib samuti tekitada kõrge sagedusega kriiskamist. Alustasin turbiini jaoks šassi printimisest, sest kes siis ei tahaks raadioteel juhitavat turbiiniautot. Ja selleks, et seda raadioteel juhtida, printisin ka ventiili, mis toimib gaasiklapina, kus see väike kooniline detail peaks muutma turbiini õhuvoolu. Ja kui see on šassile kinnitatud, saan lisada servo, et seda loodetavasti kaugjuhtimise teel juhtida. Then I attached a small length of tubing to join the throttle to the Seejärel kinnitasin väikese torutüki, et ühendada gaasiklapp turbiini tüüsiga, mis suunab õhu turbiini sisse. See turbiini disain on peaaegu identne varem testitutega, kuid sellel on hammasratas tagarataste käitamiseks. Ainus probleem on see, et ma arvan, et murdsin selle laagri, kui seda rummu sisse pressisin, nii et pean hiljem disaini muutma. Aga vähemalt kinnitub see šassile korralikult ja on tüüsiga hästi joondatud. Seejärel kinnitasin kinnituse, et hoida joogipudelit survekambrina, mida saab ühendada gaasiregulaatoriga. Mõne painduva toruga, samuti ühesuunalise klapiga, et täita pudelit suruõhuga jalgrattapumba abil. Nii et ma just printisin uue turbiini. Seekord on see poolenisti vaigust ja poolenisti BLA FDM prinditud. Nii saan laagri veidi lihtsamini sisse suruda ja vajadusel saan ka hiljem hammasratast vahetada. Ja mida me saame teha, on suruda sisse see väike voolik, mis on sama tüüpi ühendus nagu minu eelmisel õhujõul töötaval lennukil ning pumbata pudel täis. The bottle up to 50 psi. Nii et ma täitsin pudeli just 50 psiini. Ma kuulen väikest leket, aga see pole liiga hull. Kui ma lihtsalt keeran selle keeratava korgi lahti ja tõmban selle välja. Nüüd on kogu süsteem rõhu all ja ma peaksin saama gaasi juurde anda ning turbiin peaks pöörlema hakkama.
Whoa. That is so cool. The next step is... See on nii lahe. Järgmine samm on rataste lisamine, milleks ma valisin need naeruväärselt suured Dragsteri rehvid. Loodetavasti suudavad need taluda kogu 11 vati turbiini võimsust. Kui need on tagateljele kinnitatud ja ülekande arv on selline, et maksimaalne võimsus saavutatakse umbes 15 miili tunnis juures. Auto tagaosa on nüüd valmis ja on aeg hakata ehitama šassii esiosa. Et hoida kaalu madalal, otsustasin kasutada 2 süsinikki just tala esiosa šassii kinnitamiseks ning pudel peaks kenasti talade peale sobituma. Kui esiosa šassi on oma kohale kinnitatud, on aeg paigaldada roolisüsteem ja veidi väiksemad rattad. Ausalt öeldes oleks neil ratastel tõenäoliselt piisavalt haarduvust, et olla ka tagarattad, aga need Dragsteri rehvid polnud odavad, nii et ma jään nende juurde. Seejärel saab mõlemad esirooli pöördteljed ühendada rooli vardaga, mis loob vajaliku rooli geomeetria. Ja viimaseks, kuid mitte vähem tähtsaks, natuke segast elektroonikapaigaldust, mille üle ma uhke ei ole, aga see on prototüüp, nii et miks seda korralikult teha. God, we've got a lot of pumping to do today. Jumal, meil on täna palju pumpamist ees. Võta voolik lahti ja vaata, kas see sõidab. It doesn't go very far. But let's try. See ei lähe eriti kaugele, aga proovime suurema survega otsejoones. That's not coming back. What's the range of this? See ei tule enam tagasi. Kuigi selle auto sõiduulatus pole suur, ei ole turbiin sellest täielikult süüdi. Peaaegu 34% auto kogukaalust on tagaratastes. On palju pöörlevat massi, mida tuleb kiirendada, mis toimib peaaegu nagu inertsidünamomeeter ise. Seda arvestades on selle turbiinil siiski veel pikk tee minna, enne kui see ületab minu eelmiste õhumootorite efektiivsust. Aga nüüd, kui mul on inertsidünamomeeter, on palju lihtsam arendada ja testida uusi lahendusi. Näiteks mitmeastmelised turbiinid mitme rootori ja staatoriga, nagu kasutatakse täissuuruses tööstuslikes gaasiturbiinides. Või kui kellelgi teist, kes vaatab, on mõni turbiini idee, mida proovida, siis proovige OnShape'is oma ideed 3-mõõtmelisteks mudeliteks muuta. OnShape on professionaalne 3-mõõtmeline CAD-süsteem, mis on täielikult pilvepõhine ja töötab veebibrauseris, mis eristab seda traditsioonilistest CAD-süsteemidest, kuna see ei jookse kunagi kokku. Ja iga sinu tehtud tegevus salvestatakse, nii et saad alati tagasi pöörduda varasemate muudatuste juurde, kui disain ei tööta päris nii nagu vaja. Samuti on võimalus disainide kallal koostööd teha väga oluline osa projekti loomisest. Ja OnShape võimaldab sul disaine reaalajas teistega jagada. Või saab projekti jagada GitHubist inspireeritud harude ja ühendamiste meetodil. Nii et kui kellelgi on idee muudatusi teha, saab ta luua oma haru ja töötada oma ideega, ilma et see peadisaine segaks. Tõenäoliselt olete mind näinud kasutamas oma Formlabsi vaiguprinterit paljudes minu videotes ning Formlabs on just välja kuulutanud oma uue Form 4 printeri, mis tegelikult kujundati täielikult OnShape'is. Nii et kui oled insener, tootedisainer või lihtsalt tahad oma idee muuta detailiks, OnShape pakub nüüd kuni 6 kuud oma professionaalsest versioonist tasuta, nii et ma soovitan sul kindlasti minna ja vaadata OnShape'i aadressil onshape.pro. / Tom Stanton. Link on video kirjelduses. Suur tänu vaatamast! Üks viimane asi, ma olen sel aastal open source'il San Franciscos 14. kuni 16. juunini. Eelmisel aastal oli see täiesti imeline üritus ja sel aastal saab see veel parem olema. Kohal on nii palju YouTube'i loojaid ja nii palju väljapanekuid ning kõik toovad kaasa oma ägedad leiutised ja lihtsalt veedavad mõnusat aega. Kui sul pole veel pileteid, siis soovitan need kindlasti osta ja loodetavasti näeme peagi San Franciscos. Aitäh vaatamast! Nägemist!